Lätlane Jaani Siivulis on juba turvaliselt Tallinna vangla eeluurimisosakonnas. Video vahendusel on võimalik mehel täna teada saada karistus, mis kohus talle määrab. Ilmselt Siivulis aimab, mis teda ees ootab, sest kuritöö, mille ta toime pani, viis hauda 2 inimest. Sündmus ise leidis aset aasta tagasi, 17. mail, kui Lasnamäel Vesse tänava piirkonnas oli enne lõunal süttinud Haagis suvila, kus kohale tulnud päästjad leidsid selle põlengu tagajärjel surnud inimesed. Laias laastus on sündmus olnud nii, nagu nad pahatihti kipuvad olema. Alguseks on isiklik konflikt, selle tagajärjel ei suudeta enam leida mingisugust mõistlikku lahendust. Mängus on olnud kindlasti ka alkohol ja selle tulemusena kulmineeris asi sellega, et Jaani Siivulist oli alus süüdistada Haagis elamu süütamises ja paraku sees viibinud 2 inimest süütamise tagajärjel ka said surma. Haagises elas kokku 4 inimest, ukrainlastest paar Roman ja Violetta, samuti elas nendega koos Aleksander. Eelmisel õhtul taas napsitati koos ja siis mindi magama. Iivulis väitis kohtus, et ta olid tunded Violetta suhtes ja ilmselt sai temas võitu armukadedus. Seda, mis oli kuriteo toimepanemise hetkel Jaani Siivulise peas, oskab ta loomulikult ainult ise öelda. Ülejäänud tõendid kinnitavad seda, et konflikt igal juhul aset leidis ja koos on ka tuvastanud see konflikt päädis süütamisega. Kohtus oli võimalik tõestada läbi ekspertiiside, et tegemist oli süütamisega. Samuti oli aluseks mitmeid videotõendeid. 2 inimese surm tähendab kohe mõrva süüdistust. 4. Haagises viibinud inimese Aleksandri ajas Siivulis ise ülesse ja mees pääses. Ja siin samas sellel Tühermaalse matkasuvila asus, kus nad siis 4 elasid ja ühel hetkel tekkis siis lätlasel tunne, et oleks vaja see suvila põlema panna ja seda ta ka tegi. Ja need tõendid, mida siis selle kriminaalasja kohta koguti, olid ikkagi niivõrd veenvad, et kohus otsustas ta väga pikaks ajaks vanglasse saata. Sellest kõigest tulenevalt otsustas siis kohus tunnistada Jaani Siivulist süüdi karistusseadustik paragrahv 114.3 järgi ja mõista talle karistuseks 18 aastat vangistust. 18 aastat vangistust nõudis ka prokurör kohtuvaidluste käigus. Otsusele on võimalik esitada apellatsioon teise kohtuastmesse. Kas kaitse seda teeb, on veel raske öelda.